Austatud Teaduste Akadeemia president, head akadeemikud, eesti keele ja teaduse edendajad. Iga kord, kui püüan kõnelda heast ja ilusast eesti keelest, tabab mind ennast teatav hirm. Ja siis ma mõistan erilise selgusega, et vaikimine kuld, kas rääkimine hõbegi. Sest ega ise ju ka laitmatult ei oska. Aga mul on äärmiselt suur au teiega siin täna mõtteid jagada. Nii nagu õiguskantsleri ametivanne ette näeb, püüan teha kõik endast oleneva, et eesti keel kõlaks ja oleks kõikides Eesti eluvaldkondades. Ma olen täiesti veendunud, et ilus ja igal alal kasutatav eesti keel on võimalik ja vajalik, see on põhiseaduse nõue. Eesti keel on riigikeel, ta on meie rahvuse oluline määratleja, ta on Eesti kultuuri lahutamatu osa. Vastupidiselt sellele, mida vahel väidetakse, julgen kinnitada, et eesti keeles saab väga kenasti filosofeerida, saab luuletada, saab teadust teha ja saab ka äri ajada. Ka selgus riigi ja inimese suhetes, sel on isegi ilus eestikeelne nimi, õigusselguse põhimõte, on põhiseaduse nõue. Mulle tundub, et eesti keele alusel loodud, just nimelt eesti keele alusel loodud, raskepärast, vigast ja segast teksti ei saa ega tohigi varjata juura või ametikeele viigilehega. Seepärast olen pikka aega väitnud, et vabandust, ei ole olemas ametikeelt, ei ole olemas juurakeelt. Olemas on eesti keel. Asi on selles, et igaüks, kes mõistab erialaterminite sisu, suudab end mõistetavalt väljendada nii oma ametikaaslastele kui ka kõikidele teiste alade inimestele. Mulle kangesti meeldib kord Saksa ajalehest Die Zeit ilmunud essee, mille kirjutas üks ülikooli professor, mille tuumaks oli 3 järeldust. Tark, kauni saksakeelse sõnaga tiefsinnig, on see, kes keerulist lihtsalt ja selgelt seletada mõistab. See, kes lihtsalt asja lihtsalt seletab, on aus. Aga see, kes lihtsameelse või läbimõtlemata argumentatsiooni segasesse keelde peidab, pole muud kui pseudointellektuaalne šarlatan. Austatud mõttekaaslased, peaaegu 17 aastat kehtib seadus, mis selge sõnaga nõuab, et kõik ametialased otsustused Eestis peavad olema selges keeles, eesmärgipärased, vormivabad. Olemas ei ole ette antud vormi, millest tuleks kirja panna käskirjad, ettekirjutused ja muud aktid. Ei ole. Sisu kohta on nõuded. Vorm peab olema ilusas eesti keeles ja arusaadav. Ma ei tea, kas teie silm seda nägema ulatab, minul arvatavasti endal tagumistest ridadest ei ulataks, aga siin tahan kõnelda ühest nähtusest, mis võiks jääda ilmselgelt minevikku. Et ehk siis niinimetatud kanderaketid. Paljudel juhtudel antakse üks käskkiri või mõni muu akt ja öeldakse, et annan akti ja see on lisatud. Kaasajal ei ole seda sugugi mitte vaja. Milleks kirjutada, et kinnitan ameti juhendi sulgudes lisatud ja kõik see käib digiallkirjaga? Ei ole vaja. Digiallkirja sees on olemas kuupäev, saame teada, kes kirjutas, ilupärast võiks ikka sinna alla ka kirjutada ja las ametijuhend ollagi kohe ametijuhend. Mitte käskkiri ametijuhendi kinnitamise kohta sulgudes lisatud ja siis kuskil on meil ka see ametijuhend. Ja muide, dokumendiregistris tavaliselt tehakse nii, et pannakse ainult kanderakett. Et inimene nõuab hoogsalt akti välja ja saab teada, et keegi on midagi kinnitanud, mis on kuhugi lisatud. Veel üks tähelepanek, proua Mari Maasikas meil ei tööta, see on lihtsalt üks ilus nimi. Et
Meie armas keeletoimetaja Riste Uuesoo, kes siin tervet tänast päeva on suure hoolega jälginud, palus, et juhiksin tähelepanu, et küllap paljudes asutustes tuleb mõnes kohas isiku nimi nimetavas käändes välja kirjutada. Jah, nii see on, aga näiteks meie üsna väikeses majas, kus samanimelisi isikuid ei ole veel ette tulnud, tõenäoliselt pole sellekski vajadust. Ja julgen siin juhtida tähelepanu, et mina tahaks küll olla nõus nende eesti keeleteadlastega, kes ütlevad, et Eestis isiku nimesid käänatakse. Ja selles mõttes ei saa olla tegemist Mari Maasi-Kasi ametijuhendiga, vaid lasta olla pealegi Mari Maasika ametijuhend. Sest kui me loobume eesti nimede käänamisest, siis me jõuame olukorrani, kus tulen ja räägin teile, et läksime Viivi Luiki ja Janek Lutsiga Raul Rebanei loengut kuulama. Tee peal kohtasime Arnold Rüütelit ja kutsusime tema ka kaasa. Et see on ju ebamõistlik. Et kui mõne nime puhul on välja kujunenud käänamise erikord, las ta siis olla või kui keegi seda soovib, aga loomulikult ka käskkirjades ja muudes aktides Eesti isiku nimesid ikka käänatakse. Seda te nüüd ei näe ja parem ongi, sest see on see kuulsusrikas libaakt, millega üritati vabastada ametist Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. See nüüd kannab, ma julgen öelda, sellist nõukogulikku lähenemist, kus inimene pole mitte subjekt, vaid objekt. Selline tehnokraatlik sõnarida. See on mitmes mõttes tähelepanuväärne dokument. Ühelt poolt see, et sellest asja ei saanud, kinnitab, et Eesti õigusriik toimib. Teiselt poolt, see on muide hiilgav õppevahend riigi- ja haldusõiguses. Kui praegu peaksin eksamit tegema, siis ma nüüd õige pea annaksingi selle tudengitele ette, paluksin lugeda üles tähtsuse järjekorras vähemalt 10 viga selles aktis ja siis tõmmata joon vahele sinna, kus algavad vead, mis ei tingi selle akti kohest kehtetust. Midagi nii halba ei ole tükk aega näha tulnud. Nüüd aga tsiteerin teie lahkel loal Maalehte. Asi on selles, et Rein Sikk ja Bianca Mikovitš on selle, mis juhtus, ime hästi lahti kirjutanud. Praegu siis räägime juba olukordadest, kus inimene on linna- või vallavalitsusest midagi tahtnud ja vastuseks on saadetud tekst, mida on raske seostada eesti keelega ja arusaadav pole ta samuti. Niisiis tsitaat. Augusti algul sai Kesk-Eestis elav talupere vallamajast kirja, mille sõnumist neil ei õnnestunudki aru saada. Varsti nägi kiri üsna räbal välja, sest hädas inimesed palusid seda lugeda kõigil, kes külla sattusid. Kellelgi ei õnnestunud mõista peamist, kas vald siis annab raha majja kempsu ehitamiseks või ei anna. Poole kirja peal nagu andis ja siis nagu ei andnud ka. Lõpus oli veel öeldud, et kui pere pole otsusega nõus, tuleb neil Tallinna halduskohtusse minna. Viimati tahavad poisi kinni panna, kiri oli ju tema nimele saadetud, ehmus vanaproua, kelle rohkete seaduseviidetega kirjutis täiesti segadusse ajas. Tragi naine haaras telefoni ja andis vallamajja teada, et ta on eestlane. Ja palub endale kirju saata normaalses eesti keeles. Mitte aga ridade kaupa paragrahve, millest mõhkugi ei mõista. Kurioossel kombel ei saadud ka sellest kõnest selgust, mis salapärase kirja sisu ikkagi on. Kole kirja analüüsinud Eesti Keele Instituudi vanemterminoloog Katre Kasemets leidis, et pererahvast heidutanud tekst oli vastuolus kõigi selge keele põhimõtetega. Alguses terve lehekülg lõputut viitamist ja alles lõpus vastuoluline otsus. Nõuetele vastab, aga kuna raha pole, siis ikkagi raha ei saa. Loen välja, et raha ei saanud. Püüdis Kasemets segast sisu mõista. Vallast saadeti lõpuks kohale ametnik perele asja seletama ja lisaks takkajärge veel 2 kirja, sest selgus. Raha ikka saab, kuigi algul vist ei pidanud saama. Tont sellest aru saab, aga hea, et asjad liiguvad, arvab pere. Kirjad hoitakse mõistagi hoolsasti alles, tähtsad paberid, nurgas pitser, et 75 järgmist aastat juurdepääsu piiranguga. Tsitaadi lõpp. Peab ütlema, et võitlusest kolekeele vastu on kasu olnud.
Väga paljud püüavad. Ja tõesti, kui otsisime tänaseks äsjaseid väga hirmsaid akte, siis väga ilusaid ka ei leidnud, aga sellistest koleaktidest kah õnneks enam palju jälgi silma ei hakanud. Peaaegu kõik tõesti püüavad. Mäletan, kui Maksu- ja Tolliamet sai selge keele, selge sõnumi auhinna, siis nende esindaja Karin Aleksandrov selgitas kord, et ametnikud kipuvad sõnastama otsustusi segaselt muuhulgas sellepärast, et neil on hirm lihtsalt ja viisakalt väljenduda, kuna siis võib inimestel austus ära kaduda. Ütled palun, austus läinud. Samas oli läbi viidud uuringuid, mis näitasid, et vastupidi, kui inimene aru saab, siis ta mõistab isegi negatiivset sõnumit oluliselt paremini kui siis, kui ta aru ei saa. Talle ei öelda palun ega tänan, härra ega proua, vaid saadetakse rida paragrahve. Samasuguste probleemidega võitlevad ka teised riigid ja mulle väga meeldis Norra programm, mille sisuks oli võitlus selge seaduse eest. Nad võtsid käsile 4 seadust ja püüdsid need kirjutada niisuguseks, et need on ka keeleinimestele ja üleüldse igaühele arusaadavad. Nüüd me jõuamegi Eesti seaduste keelekasutuse juurde, sest tavapärane vabandus, kui antakse üks inetu korraldus või inetu vastus inimesele, on see, et aga me kasutasime seaduse sõnastust. See on siis üks hirmsamaid ja ka paar korda varem avaldatud norme. Hingan sügavalt sisse ja et mul on suur kopsumaht. Isikule, kes oli riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud viimase püsiva töövõimetuse ekspertiisiga püsivalt töövõimetuks kestusega vähemalt 2 aastat ja kes esitab hiljemalt püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal käesoleva seaduse alusel töövõime hindamise taotluse ning kellel tuvastatakse osaline või puuduv töövõime, või isikule, kellele riiklike elatusrahade seaduse alusel tähtajatult määratud invaliidsusgrupp on riikliku pensionikindlustuse seaduse § 58 kohaselt loetud vastavaks vanaduspensioni eani määratud püsivale töövõimetusele töövõime kaotusega 40–100%, makstakse töövõime toetust suuruses, mis on võrdne talle viimati riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstud töövõimetuspensioniga kalendripäeva kohta, kui käesoleva seaduse alusel makstav töövõime toetus kalendripäeva kohta on sellest väiksem. 98 sõna, 1 lause, milles esinevad fraasid nagu püsivalt töövõimetu 8 aastaks, püsivalt töövõimetu 2 aastaks, samas on ta osaliselt töövõimeline, vähemalt ja hiljemalt ning või kui väiksem. Ja nüüd imestatakse, miks puuetega inimestele töövõimereformi üllad eesmärgid kohale ei jõua. Meile on väga palju selle sama normi pärast pöördutud. Inimesed tõesti ei saa aru, vaid saavad pahaseks. Palusin eesti keele headel tundjatel eesti grammatika baasil selle lause tükkideks lammutada ja uuesti kokku panna. Sisule, mida ma arvan ennast teadvat, tervikuna vastavat tulemust ei tulnud, mis tähendab, et siin on ikka midagi mõttega ka viltu. Asja mõte on see, et need inimesed, kes enne reformi said töövõimetuspensioni kindlas summas, ei kaotaks rahas pärast reformi, juhul kui nad tähtaegselt lähevad ja lasevad oma töövõime ära hinnata. Kindlasti ei ole põhiseaduses, aga julgen kinnitada, et ka mitte kuskil mujal, ühtegi käsulauda, mis keelaks seda mõtet just nende sõnadega kirja pannagi. Samad sõnad käivad küll. Kuna
sellest esimese 2 lugemisega aru ei saanud, et ma ei püüa teile sellest kokkuvõtet teha, aga te lihtsalt näete ja te võite järeldada, et mida tunnevad inimesed, kes siit peaks välja lugema, millele neil on õigus või millele neil õigust ei ole. Seni, kuni te loete, kes näeb, reedan teile saladuse, et ka seaduse tekstis on lubatud esitada loetelusid. Nii nagu me kõik neid oma töödes esitame, nummerdatud loetelusid. Samuti lauseid, millel on algus ja lõpp, kus on selge, kes mida peab tegema või kes mida ei tohi teha. No nii. See on jälle nii hea, et selle ma loen teile ette. Kui isik ei kasuta erihoolekandeteenust rohkem kui 2 kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise tõttu ning soovib sama suunamisotsuse alusel pärast statsionaarse tervishoiuteenuse saamist saada suunamisotsuses märgitud teenust, peab isik või olemasolu korral tema seaduslik esindaja alates 2. statsionaarse tervishoiuteenuse saamise kuust kuni tervishoiuteenuse saamise lõpuni esitama Sotsiaalkindlustusametile selle erihoolekandeteenuse osutaja kaudu, kelle juures isik suunamisotsuses märgitud teenust sai, iga kalendrikuu 3. kuupäevaks kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta sai eelmisel kalendrikuul statsionaarset tervishoiuteenust. Ja ausalt, ma ei ole neid otsinud niimoodi, et vaatad 100 seadust läbi, näe, leidsin. Ei, need on need seadused, millega me iga päev töötame. Teed lahti, kohe tuleb. Ei ole vaja otsida. No nii. Jälle üks niisugune näide, ma õige pea nendega lõpetan. Et võimalik, et siin viibivad eesti keele asjatundjad suudavad selle lause lahti murda, mina paraku ei suuda. Ja kui ma kohtutäituritelt küsisin, et kuidas see asi praktikas käib, siis nad ütlesid, et ega nemad ka tükk aega ei saanud aru, aga et siis nüüd on neil mingi tava tekkinud. Et ühesõnaga, kontol olev raha kantakse vastavalt arestimisaktile arestitud ulatuses üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole, välja arvatud juhul, kui täitedokumendiks on muu kui lapsele kohtumenetluse ajal elatise maksmise nõude kohta tehtud hagi tagamise määrus. Ehk siis välja arvatud, kui tegemist on muuga kui. Et minul aju plahvatab selle koha peal. Nüüd siis midagi, milles härra Pisuke ega tema meeskond kuidagi süüdi ei ole, et ehk siis jõuame eurokeeleni, mis vaatab vastu ka meie seadustest. Ja jällegi ka Euroopa Liidu õigus iseenesest ei nõua. Meie inimestele, me räägime siin praegu täitemenetluses võlglastest, nendest inimestest, kes on kellelegi jäänud võlgu, võlg on läinud kohtutäituri kätte ja nüüd tuleb see võlg kuidagi kätte saada. See on piinarikas protseduur, inimesed tavaliselt ei ole selles faasis rõõmsameelsed ja neist võib aru saada. Ja kui nad nüüd loevad niisuguseid tekste, siis nad võivad pehmelt öeldes heituda ja kirjutavad meile, mis on muidugi hea, statistilised numbrid meil kasvavad, parlament sel puhul raha küll juurde ei anna, aga näidata on ikka kena. Siin on muuhulgas öeldud seda, et inimene peab teadma, mida Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus number 655/2014 näeb ette teisiti. Mis peale meenub meie oma õiguspraktikast, meie kalapüügihuvilisi kurvastanud norm uues kalapüügiseaduses, mis nimelt ütles, et kalapüügi eeskiri vana seaduse alusel antud kehtib niivõrd, kuivõrd ta ei ole uue seadusega vastuolus. Mille peale märkisin küsijale, et saan ta murest aru, sest iga jurist võib olla kalur, aga iga kalur ei pea olema jurist. Ja ei pea võtma paati kaasa vana püügi eeskirja ja uut seadust. Tema tahab teada, kas tohib püüda või ei tohi püüda. Ja kui tohib, siis millega, keda ja mida. Midagi ei ole teha, selliseid
inimeste elu otseselt mõjutavaid akte, millest aru ei saa, reegleid, millest aru ei saa, on Eesti ja teistegi Euroopa riikide seadustes mustmiljon. Minu arvates on normi segane sõnastamine inimese põhiseaduslike õiguste rikkumine. Raha raiskamine on see nagunii. Ega selge keele liikumine pole tekkinud tühja koha pealt ja asjata. Mitte ainult siin, vaid üle ilma. Mida siis segase seadusega teha? Nii praeguses ametis kui ka varem olen iga kord segast normi märgates palunud selle kirjutajal oma sõnadega mulle öelda, mida ta tahtis öelda. Vastused jagunevad 2. Ühel juhul pärast mõningast keerutamist ilmneb, et inimene ei teadnudki, mis ta tahtis öelda. Sel juhul saab lohutavalt õlale patsutada ja öelda, et see norm on põhiseaduse vastane ja seda poleks mitte kunagi tohtinud kirjutada. Teisel juhul ühise pusimisega selgub, et normil ongi mõte. Ja sel juhul olen andnud nõu see just niimoodi lihtsate lausetega kirja pannagi, mille peale öeldakse, ahah, kas nii võib ka? Võib, lausa peab. Ja siin vist jõuame probleemi tuumani, ehk siis selgelt, lühidalt ja arusaadavalt kirjutada on oluliselt raskem kui segaselt ja pikalt. Sest siis sa pead teadma, mis sa tahtsid öelda ja võtma selle eest vastutuse. Päris tükk aega usuti, et genitlev keerutamine jätab rahvale mulje tarkusest. Ja mina olen ka korduvalt kuulnud, et lihtne ja selge jutt ei ole õige õigusteadus. Praeguse elukogemuse ja akadeemiliste pagunite juuresolul julgen öelda, et just see on õige õigusteadus. Praegu ilmutatakse raamatuid, artikleid, kus öeldakse otse välja, et aastaid õpetati kirjutama segaselt ja nüüd tuleb hirmsasti vaeva näha, et hakata jälle kirjutama selgelt. Siin tuuakse tihti välja sedagi, et tarbetu keerutamine, tarbetu terminite leiutamine suurendab muuhulgas ühiskonnas ebavõrdsust. Ehk siis need lapsed, kelle peres pole olnud entsüklopeediaid, raamaturiiuleid, vanemaid, vanavanemaid, õdesid, vendi, peresõpru, oma sõpru, kes räägivad asjadest ka keerukamalt, keerukamate sõnadega, oskussõnadega, et nemad ei pruugigi ümberringi toimuvast aru saada. Nii et sellel, et püüame ka keerulist selgelt väljendada, on väga oluline koht ühiskonnas ilmajäetuse vähendamisel ja sellelgi, et igast Eesti lapsest võiks areneda, kasvada tema enda parim versioon. Ei saa jätta toomata üht näidet, mis seondub küll Euroopa Liidus juurdunud keelekasutusega ja sellega, mida äsja ütlesin. Aeg-ajalt lõbustan, võib öelda ka, et piinan ennast sellega, et vaatan erinevaid kuulutusi Euroopa Liidu raha eest tehtavates riigihangetes. Näiteks mõnikord loetakse täiskasvanute võtmepädevuste mingil viisil arendajaid. Minu arusaamist mööda otsiti neid, kes oskaks abistada täiskasvanuid, kellel ei ole soovi õppida ega tööd teha. Aga millegipärast seda nimetatakse võtmepädevusteks. Siis harva näed mõnda selleliigilist teksti, kus ei esineks termineid nagu abikõlblikkus, tõhus haldussuutlikkus, struktuurivahendid ja nii edasi. On ka suisa küünikat. Näiteks tarkade otsuste fondist tehti tohutul hulgal väga rumalaid Eestile kahjulikke otsuseid. Ei muud, kui et seda laadi võltskeel osale on arusaadamatu ja teistes tekitab tülgastust. Ja ma tõesti ei usu, et selge inimese väärikust austav keelekasutus jätaks juristid ja ametnikud tööta. Pigem ma mõtlen, et tarbetut keerutamist enam ei usuta. Ja kindel on seegi, et need, kes maksumaksja raha eest toodavad tekste,
mille mõtet nad ei tea isegi ja keegi teine ka aru ei saa, võib-olla võiksid leida mõne töö, mis meeldib paremini ja tuleb paremini ka välja. See jutt, mis nüüd liikus mööda riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlike tekstide radu, käib täpselt samamoodi ka näiteks tavaliste lepingute kohta. Sattusin Harvard Business Review'st lugema artiklit, kus näidete varal tõendati, et ka leping, mis on kirja pandud nii, et ilma väga keeruliste võim- ja rindlauseteta, korduvate eitusteta ja välistusteta kirja pandud leping, see saab väga palju lühem muidugi, on pooltele paremini arusaadav, tekib vähem vaidlusi ja seda lepingut täidetakse paremini. Kolleegid advokaadid, tõstke parem oma hinda, aga tehke lühemaid lepinguid. Hirmus kurb on vaadata, et praegugi hiilib tagasi arusaam, et kui mõni analüüs, näiteks kui räägime praegu pensionireformist, et kui analüüs on 29 lehekülge, siis on see järelikult halb, kui aga 290, siis on hea. Mina küll nii ei julgeks öelda. Nüüd lõpuks ka õigusteadusest, sest räägitud sai asutuse sisestest, ametisse nimetamistest, ametijuhenditest. Juttu oli sellest, kuidas asutus annab mingi akti, millega ta ütleb, kas kempsu ehituseks raha saab või ei saa. Ka seadustest, ka lihtsalt minu arvates tarbetult leiutatud võltskeelest, mis tekitab tülgastust, aga õigusteadusest otseselt veel juttu olnud ei olegi. Kuuldavasti oli aastate eest ühe ülikooli, kui ma ütleks universitas, oleks asi vist selge, nõukogus retooriliselt küsitud, õigusteadus, kuulge, mida teie olete leiutanud või avastanud? Pole paha küsimus. Katsu sa nüüd lihtsalt seletada, mis on õigusteadus. Veel magistriastmes oleksin vist sellele küsimusele vastates, et mis on õigusteadus, mananud ette pühalikult tähtsa näo ja hakatanud pajatama jurisprudentsiast, alusteadusest koos teoloogia ja filosoofiaga, hermeneutikast, Domitius Ulpianuse oleks jutuks võtnud, õigusdogmaatikat oleks puudutanud, muidugi õigussotsioloogiat. Praegu julgen öelda ja julgesin ka tookord, kui mind Tartu Ülikooli riigiõiguse professoriks valiti ja seda ei karistatud ära, et õigusteaduse põhimeetod on loogika. Siin ei ole midagi keerulist. Jah, me ei leiuta ega avasta midagi, aga seleta, et keegi seletaks, mis on ühes ühiskonnas kehtivate kirjutatud reeglite tähendus, kuidas neid saadakse, kuidas neid ellu viiakse, millised on nende seosed teiste teadusharudega, et seleta ka ei saa. Sugugi mitte ilmaaegu ei olnud õigusteaduskonna hiilgeaastatel sissesaamiseks nõutav suurepärane tulemus emakeeles ja võõrkeeltes ja suurepärane tulemus matemaatikas. Niisiis, õigusteadus otsib vastust küsimusele, mis on ühe või teise kirjutatud reegli sisu. Seda ei tohi leiutada, mulle tundub, et vist isegi ei avastata. See tuleb välja elu tegelikkuse, omaenda riigi ja teiste riikide kogemuse, normi sõnastuse ja normi tekkeloo uurimise tulemusel. Näiteks põhiseaduse paragrahv 6 ütleb, et Eesti riigikeel on eesti keel. Mõned teised paragrahvid ütlevad, et meil on ka akadeemiline vabadus, väljendusvabadus, kedagi ei tohi diskrimineerida ja nii edasi. Niisiis, mida see lihtne ja selge paragrahv tähendab? Vastuse leiate meie riigiõiguslike teadustekstide kogumikust põhiseaduse kommentaaridest. See on veebis vabalt kättesaadav tänu 2012 tehtud tohutule pingutusele koos linkidega, koos toimetusega, koos viitamisjuhistega.
aadressil põhiseadus.ee. Kommentaaride autorkond seadis tookord ühiselt eesmärgiks kirjutada nii, et kirjutatust saavad aru ka kooliõpilased ja üldse igaüks, kes on asjast huvitatud. Et tekst on samas täpne, aga arusaadav. Ma ei ole kindel, et see päris hiilgavalt õnnestus, aga seegi, mis õnnestus, ei olnud mitte kõigile meeltmööda. Ka õigusteadlaste sees on erinevad leerid. On ka neid, kes leiavad, et lihtsalt mõistetav tekst minetab salapära, avab meie kinnised tsunfti pühendamatutele ja eriti põlgusväärseks peetakse taotlust kirjutada laiadele massidele. Hetkel mulle tundub, et peale on jäämas leer, mis püüdleb selguse, tõe ja õigluse poole. Ma ei räägi seda sellepärast, et ma ei suudaks keerutada. Vist suudan siiani, võib-olla isegi paremini kui siis, kui olin magistratuuris või doktorantuuris. Kerge piinlikkusega pigem vaatan tagasi iseenda õigusteadusliku kirjutamise minevikku. Ega mul ei tule nüüdki laitmatult välja, kogu aeg saaks paremaks, aga tunnistan, et tunnetasin selle arenguastme, mil tundus, et peenutsev paljude võõrsõnade ja keerulise lausehitusega tekst näitab asjatundlikkust ja kuulumist haritud inimeste sekka täiega läbi. Tahtmine kirjutada pealtnäha targasti väljendub kenasti minu magistritöös, kus kasutasin hoogsat ladina keelt, keerulisi süsteeme ja struktuure. Kõige piinlikum on üks vahepealkiri mixtum compositum. Võinuks otse öelda, et EIQ on riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel jagatud ülesandega, kus näiteks raha tuleb riigilt, aga otsuseid teeb vald, näiteks annab sotsiaaltoetust. Aga kus sa sellega? Mina omast arust kirjutasin teadusteksti. Ja tuleb mööda, et ma tollal päris täpselt ei teadnud, mis ma sellega tahtsin öelda, sest mul ei olnud veel sugugi kogemust, et ma olin lugenud ainult tarku raamatuid. Mind lohutab praegu see, et tol ammusel ajal pidi magistritöö olema õige mahukas, pisut mahukam kui tänapäevane doktoritöö ja sinna mahtus õnneks sedagi, mis Eesti kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku rolli asjus on tänaseni oluline. Ja too parem osa vast oli ka mõnele arusaadav. Siis, kui oli au juhtida suuri õigusreforme, sain korraga aru, et seaduseelnõude läbirääkimised õnnestuvad paremini, kui kasutada näiteid ja lihtsaid otsekoheseid lauseid. See tähendab mitte vahetada sõnaridu, vaid mõtteid. Väga ammu, ma arvan, et see oli 1. aprill 1998, võtsime paari sõbraga kätte. Kui poleks kaamerat, siis ma tunnistaks üles, et need paar sõpra tassisid ka kasti õlut kohale ja pöörasime ühe eriti totra seaduseelnõu lõplikult arusaadamatuks. Kui mõni lause tolles tekstis juhtus olema arusaadav, enamik ei olnud, ja vastas kirjakeele reeglitele, võtsime appi kantseliidi, saksakeelse lausehituse ja mõistagi võõrsõnad nii palju, kui pähe tuli. Eesmärk oli, et eesti keelt sinna üldse ei jää. Kui mõnel arval juhul sõna ikkagi puudu tuli, siis me tuletasime selle prantsuse keelest. See libaeelnõu läks tudengite hulgas liikvele, sellest karikatuurist saadi palju nalja, aga õnnetuseks osa võttis tõe pähe ja arvas, et see on hea eeskuju. Väidetavalt ringleb kuskil senini. Igatahes ma arvan, et von Jeringul oli omal ajal õigus, kui ta ütles, et õiguslooja peab mõtlema nagu filosoof, aga kirjutama nagu talupoeg. Ma just märkasin, et segaselt kirjutamise ja rääkimise asemel püütakse selgelt rääkima ja kirjutama õpetada nüüd ka teiste elualade inimesi, mitte ainult juriste. Et näiteks Dresdenis oli avatud kursus ja päris edukas arstiüliõpilastele, et kuidas rääkida nii, et patsient ka aru saab. Ja lõpetuseks, ülikoolis ma enamasti alustasin loengusarja sellest, et ärgu minult oodaku seda peenutsemist, nemad peavad tundma termineid otse loomulikult, aga mina püüan neile asja seletada nii, nagu on.
Aga et kui nad tahavad rumalaid tarkadest eraldada, siis pangu igal juhul ühte lausesse sõnad paradigma, narratiiv, diskursus, oksüümoron ja konundrum. Ja siis vaadaku, mis juhtub. Rumal inimene veab näole aupakliku ilme, tark aga küsib, kas olete panjandrum. Aitäh teile! Nii, kui on nüüd ettekande pidajale ettekannet puudutavaid küsimusi, siis meil on ka selleks aega ja pärast seda siis on üldine arutelu veel. Jah, palun. Aili Künstler, Sirpi keeletoimetaja. Kasutasite sõna eurokeel. Mida see tähendab? Hea meelega defineerin. See tähendab, aga ma palun härra Pisukesel täiendada, kui ma nüüd eksin, aga minu arvates tähendab see niisuguseid väljendeid ja sõnu, mis on riikide vahelistes läbirääkimistes ja kohati ametnike leiutamistegevuse tulemusel välja mõeldud, mis jätavad lausetesse ja normidesse palju õhku ja seega igaühele võimaluse mõista seda nii, nagu parasjagu tundub. Nii olevat lihtsam kokku leppida. Aga häda on selles, et kui selle normi järgi tuleb hakata käituma või õigust mõistma, siis ollakse plindris. Ja samuti on häda selles, et ega segast normi selgeks tõlkida pole ka võimalik. Aga härra Pisuke äkki soovib lisada. Niimoodi ma arvan üle, et see oli kontroll küsimus, sellepärast, et esimesed 15 minutit ma sellest rääkisingi, mis eurokeel on. Ja nüüd siis me saime teada, kuidas sina seda defineerid. Kuidas te vastate, kui ma nüüd norin, et sellel õiguskeele keerukusel ja taotlusel olla keerukas on ju väga selge majanduslik põhjus. Mis saab juristide tunnitöö tasudest, kui see kõik saavad aru, mis on seaduses kirjas? See on väga täpne küsimus ja mu silme ette tuli Riigikogu selles tagumises foyees, kus on kassettlagi, kunagi ammu antud intervjuu, siis kui Uno Mereste, kadunud Uno Mereste oli algatanud seaduste arusaadavuse eelnõu. Ja juba siis mõistsin, et nähtavasti olen korralik inimene, et ei lase oma vaenlaste ridadel sugugi hõreneda. Nimelt ütlesin intervjuus sama asja. Minu populaarsus juristkonnas ei kasvanud. Proua Kuurme oli ka, ma nägin. Tahtsin küsida, et milline meel ja mentaliteet toodab sellist keelt, mis inimeste peale lahti lastakse? Kardan, et ülbus ja osavõtmatus. Et minule meeldiks, kui Eestis valitseks ka tegelikult kristlik vaim või kuidas keegi seda soovib nimetada, et sa hoolid oma ligimesest sama palju või mõnel juhul rohkem kui see endast. Oleks väga kena ja see võiks avalduda ka selles, et sa ei pane teist ennast alaväärsena tundma, kirjutades või rääkides talle sõnadega, mis on talle arusaadamatud ja vahel isegi salamisi irvitades, sest ise ka tead, et see, mis sa räägid, on ju puhas jama. Suur tänu teile! Aitäh!